USA president Donald Trump annab Teheranile uue hoiatuse. Iga kord, kui Iraan ründab laeva Hormuzi väinas, hävitavad Ühendriigid ühe Iraani silla või elektrijaama, sealhulgas sihtmärgid Kapitooliumi lähedal. Selle peale Iraan ütleb, et vastuseks ründata sildu ja energiarajatisi kogu piirkonnas. Arliin Plahmaier annab ülevaate viimastest pingete tõusudest. USA on rünnanud Iraani juba 11 järjestikusel päeval. Leviivad teated, et pärast eelmise aasta 12 päevast sõda, Iraan 5000 tuumatsentrifuugid ja võimalik, et osa oma kõrgelt rikastatud uraanist maa-alusesse rajatisse Big X Mountainis Natanzi lähedal. Vastuseks ähvardab USA president Donald Trump rünnata maa-aluseid objekte. President rõhutas, et Iraan üritab oma tuumaprogrammi taastada ning hoiatas, et kõik selle tegevusega seotud objektid saavad löögi. Me tõenäoliselt ründame seda piirkonda üsna varsti ja seal ei ole midagi, mida nad saaksid selle vastu teha. Tead, tavaliselt ma ei ütleks seda. Kui ma arvaksin, et nad saaksid midagi selle vastu teha, siis ma ei ütleks seda kunagi. Aga me ründame seda piirkonda üsna varsti ja väga tugevalt. Viimane hoiatus tuleb ajal, mil Pentagon peab kongressis vastama keerulistele küsimustele konfliktis, mis on nüüdseks jõudnud oma 5. kuusse. Senati kuulamisel avaldas USA kaitseminister Pete Hegseth, et sõda on juba läinud Ameerika Ühendriikidele maksma 37,5 miljardit. Hegseth kaitses ka USA sõjalisi operatsioone Hormuzi väinas, kus Iraani väed jätkavad kaubalaevade sihtimist hoolimata jätkuvatest pingete leevendamise katsetest. Praegu on meil kõikide Iraani laevade ja Iraani suhtes blokaad kehtestatud. Ja sipäkset tõhus. Kuid seadusandjad väitsid, et administratsioonil puudub endiselt selge tee võiduni. Teie, härra, olete see, kes on läbi kukkunud. Mitte need mehed ja naised, kes on seal eesliinil. Mitte need mehed ja naised, kes hoiavad oma au väärikalt kõrgel. Aga kui puudub võidukas strateegia, on nad ohus. Nende juhid on neid alt vedanud. Nüüd on Iraan hoiatanud, et kui nende tuumarajatisi uuesti rünnatakse, siis nad maksavad kätte. Aga samal ajal jätkab Iraan rünnakuid USA liitlaste vastu kogu piirkonnas, eriti Jordaanias, Kuveidis ja Itsel. Jordania. Armee teatel tulistas Iraan riigi suunas 6 raketti. Iisraeli kaitsevägi ütleb, et Iisraeli pihta pole rakette tulistatud, hoolimata sellest, et lõunapoolses Eilati linnas, mis asub Jordaania piiri lähedal, kostsid plahvatused. Seetõttu kaalub Iisrael oma järgmist sammu, samal ajal kui Washington otsustab, kas olukorda veelgi eskaleerida või taotleda pakutud relvarahu. Et teemat edasi arutada on meiega liitunud Dana Strahl, endine Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi Lähis-Ida asjade asaabiminister ning Washingtoni Lähis-Ida poliitika instituudi uurimisdirektor. Dana, tore, et oled meiega i24 Newsis. Soovin alustada sellest viimasest korraldusest, mille andis president Trump. Ta on korduvalt ähvardanud rünnata elektrijaamu ja sildu. Nüüd ütleb ta, et see on käsk. Iga rünnaku eest laevade vastu Hormuzi väinas tabatakse üks sild või elektrijaam. Kui oluline see korraldus on? Kui suur on see muutus tegelikult operatiivselt? Esiteks on üks probleem president Trumpi avalduste ja ähvardustega see, et ta teeb pidevalt selliseid ähvardusi, kuid neil ei viida ellu. On selge, et ta arvab, et tema tegevus teravdab retoorikat ja see paneb Iraani režiimi taanduma. Kuid me oleme juba kuid näinud, et ähvardused üksi toovad kaasa vaid rohkem ähvardusi Teheranist. Teiseks, Ameerika Ühendriigid on juba laiendanud rünnakuid ka nendele taristuobjektidele, eriti Bandar Abbasi sadama ümbruses. Toimub see, et sillad, raudteed ja muu selline on kõik mõeldud sihtima logistikataristut, mis võimaldab Iraani sõjaväel ja IRGC-l end varustada. Nii et tegelikult ründab USA sõjavägi juba selliseid sihtmärke. Selle põhjal, milline on strateegia, mida me näeme Bandar Abbasi ümbruses ja sees? Sa räägid sellest infrastruktuurist, millega me sisuliselt lõikame selle Iraani rannikul asuva sadamaninna ära. Kas on tõenäoline, et see eskaleerub või vähemalt laieneb ka teistesse linnadesse või võib-olla saartele, kui see sõjaline eskalatsioon jätkub? Millen USA. CENTCOM ütleb ja selgitab, et nende rünnakud, mida nad on nüüd juba 11 ööd läbi viinud, on mõeldud selleks, et kahjustada infrastruktuuri ja võimekust, mida Iraan kasutab Hormuzi väinas meresõiduvabaduse ohustamiseks. Nii et rannikuradarid loud,
Bandar Abbas, see kriitiline sadam, mis võimaldab paljusid neid ohte, mida me Iraanis näeme. See võib kesta nädalaid, kuid võib-olla isegi kuid. Küsimus on selles, kui see jätkub ja laieneb sadama ümbruse logistilisele taristule ja veel kaugemale Iraani sisemusse, need sihtmärgid esiteks, need mõjutavad ka tsiviilotstarbelisi ja kahese kasutusega objekte. See ei karista ainult Iraani sõjalisi või asümmeetrilisi võimekusi. Ja teiseks, me oleme juba näinud, kuidas Iraan on vastanud, laiendades oma sõjaliste rünnakute ulatust. Nii et soolavee magestamise tehased, Aqaba ja Jordaania ja nii edasi. Ja kui see laieneb, olenemata sellest, kas mõlemad pooled suudavad eskalatsiooni kontrollida või mitte, minimeerida mõju tsiviilisikutele on minu arvates suur lahtine küsimus. Kas on märke, et see sõjaline eskalatsioon mõjutab üldse režiimi läbirääkimiste positsiooni? Selle kohta on vastuolulisi teateid. Ma arvan, et ainulaadne tunnusjoon praeguses olukorras alates vastastikuse mõistmise memorandumist on see, et meil on endiselt aktiivsed vahendajad kulisside taga, kes püüavad välja selgitada, kas on olemas väljapääsuteid. Ja võimalusi nii Ameerika Ühendriikidele, Trumpi administratsioonile kui ka Iraani režiimile, et astuda tagasi sellest praegu eskaleeruvast tsüklist. Ja on teateid, et iraanlased on esitanud teatud ettepanekuid ning arvestades Iraani varasemat käitumist juba enne seda sõda, ei tohiks olla üllatav, et nad teevad ettepanekuid, mis on neile soodsad ja pakuvad Ameerika Ühendriikidele väljapääsu. Ja mida oleme kuulnud Trumpi administratsiooni ametnikelt on see, et need ettepanekud ei ole paberit väärt, millele need on kirjutatud ning need ei lahendaks tegelikke ja kiireloomulisi probleeme, milleks on Iraani soov kontrollida Hormuzi väina läbipääsu ja piirkonna ähvardamine. Ja kui Iraan ei kavatse nendest sammudest taganeda, siis ma ei näe, et Trumpi administratsioon praegu diplomaatiale võimalust annaks. Kui Ameerika Ühendriigid suurendavad seda sõjalist survet ja eskaleerivad olukorda, siis millal näete, et nad pöörduvad Iisraeli või teiste piirkondlike liitlaste poole Pärsia lahe piirkonnas, et aidata Iraanile veelgi suuremat sõjalist survet avaldada? See on minu arvates tõesti väga oluline valdkond, mida jälgida. Seni on iraanlased olnud üsna ettevaatlikud ja hoidunud Iisraeli sihtmärgiks võtmast. Ja kuna nii suur osa USA vägedest ei asu enam Lähis-Ida idaosas, vaid on paigutatud Jordaaniasse, Saudi Araabiasse ja Iisraeli ja režiim on püüdnud sihtida ja karistada USA sõjavägesid selle eest, mida nad teevad. Ma arvan, et ilmselt on ainult aja küsimus, millal Iisrael sellesse kaasatakse. Kuid Iraan teab, millised on Iisraeli kaitseväe võimed. Nad teavad, kui laastavad ja tõsised need rünnakud on, kui Ameerika Ühendriigid ja Iisrael koos Iraani ründasid kampaania haripunktis. Ja see tooks kindlasti Iraanile kaasa veelgi rohkem tagajärgi. Nii et praegusel hetkel nad on hoolikalt piiritlenud oma sõjalised rünnakud, et Iisraeli mitte sihtida. Kui me vaatame Iraanis alles jäänud sihtmärkide nimekirja, kuulame president Trumpi taas ähvardamas sihtida Pickaxe Mountainit. Mida selline operatsioon tegelikult tähendaks, kui rääkida selle maa-aluse tunnelikompleksi tabamisest ja sihtimisest tuumarajatise kõrval? Nii et mida me Pickaxe Mountaini kohta teame, on see, et nagu sa ütlesid, see on sügavale mäe alla maetud. Need on tugevdatud rajatised, väga sarnased operatsioonidega, mida Ameerika Ühendriigid tegid eelmisel aastal 12-päevase sõja ajal, kui nad ühinesid Iisraeli operatsioonidega Fordo ja Natanzi sihtimiseks. Esiteks on Ameerika Ühendriikide sõjaväel kindlasti olemas võimekus ja moon, et sihtida ja hävitada Pickaxe Mountainit, kui president Trump selleks otsustab või lubaduse annab ning oma ähvardused ellu viib. Ja teiseks, mis puudutab ülejäänud sõjalisi sihtmärke, on tuhandeid sõjalisi sihtmärke veel alles. Nii et kui Pickaxe Mountain välja arvata, CENTCOM võiks selle kampaaniaga jätkata nädalaid ja kuid. Dana Strong, tore, et olen täna meiega I24 Newsis. Aitäh, et jagasite neid teadmisi. Aitäh, et mind kutsusite. Pärsia lahe piirkond kannatab jätkuvalt Iraani rünnakute all. Kuveitlased piiravad elektritarbimist pärast Iraani rünnakuid elektri- ja veetaristule. Bahreinis kõlasid taas õhurünnaku sireenid, kui kuningriik tõrjus järjekordset Iraani rünnakute lainet. Bahreinis asub USA mereväe 5. laevastik, aga see julgeolekupartnerlus muudab saarega korduvaks sihtmärgiks. Et teemat edasi arutada, on meiega liitunud nüüd Fatima Al-Halbi, Sharaka lahe asjade direktor, kes liitub meiega Manamast. Fatima, aitäh, et oled meiega I24 Newsis. Ma tahaksin alustada lihtsalt küsides, kas sa saad kirjeldada viimaseid päevi oma kogemuse põhjal? Iraan väidab, et siib Ameerika sõjaväebaase, aga milline on elu Bahreinis tavakodaniku jaoks praegu?
aitäh, et mind kutsusite. Loomulikult elu on viimasel ajal muutunud ettearvamatuks. Me ei arvanud kunagi, et elame päevil, mil kuuleme sireene. Enamikel päevadel lendavad raketid ja droonid meie majade kohal. See ei ole elu, millega me Bahreinis harjunud oleme. Ja nagu sa ütlesid, Iraan väidab, et nad ründavad Ameerika baase. Bahrein on nii väike ja väga tihedalt asustatud. Sa näed ja kuuled kõike igast punktist Bahreinis, tead küll. Ja kahjuks enamasti ei ole rünnakud suunatud Ameerika baasidele. Võib-olla 90% minu arvates ei olnud suunatud Ameerika baasidesse ja me nägime seda omaenda kodudest. Ja igal pool Bahreinis võid näha Iraani rakette ja droone lendamas erinevatesse kohtadesse. Sabades Bahreini energiarajatisi, tsiviilsihtmärke, kodusid ja mõningaid hotelle. Nagu te juba mainisite, Iraan sihib neid tsiviiltaristuid väites, et nad seda ei tee. Nüüd, täna. Iraan teravdab retoorikat, vähemalt avalikult, ähvardades rünnates sildu ja energiataristut kogu piirkonnas. Kuidas Bahrein selle võimaluseks valmistub? Kas mingeid ettevalmistusi juba tehakse? Bahreini võimud on algusest peale käivitanud sireenid nii telefonides kui ka tänavatel. Ja meil on palju juhiseid, mida teha, kui midagi sellist peaks juhtuma. Aga ausalt öeldes on meil väga suur usk oma valitsusse, juhtidesse ja kaitsesüsteemi. Oleme näinud, kui paljud raketid ja droonid, mis Bahreini ründasid, on tõrjutud. Ja ausalt öeldes on nad teinud tõesti suurepärast tööd. Ja meil on täielik usaldus ja usk, et nad jätkavad ning kaitsevad meie kodumaad. See ei näita märke peatumisest lähitulevikus. Kuidas soovivad bahreinlased, et see sõda kulgeks ja lõppeks? Ausalt öeldes tahavad nii paljud inimesed, kes tunnevad iga päev rakettide ja droonide nägemisest hirmu, et see kõik lõppeks nüüd lõplikult. Ja ma arvan, et kuna Iraan pole kunagi oma sõna pidanud, viimaste kuude jooksul nii paljud inimesed, palju rohkem inimesi tahab tegelikult, et Ameerika sõjavägi sellele ükskord ja lõplikult lõpu teeks. Et lõpetada see õelrežiim, mis ründab pidevalt Bahreini ja ülejäänud Pärsia lahe riike. Kas Pärsia lahe riigid on neile Iraani rünnakutele reageerimises endiselt lõhestunud? Me olime näinud erinevaid reaktsioone erinevate lahe riikide poolt, kuid nüüd, kui Iraan jätkab oma rünnakute laiendamist, tundub, kas me näeme mõnede lahe riikide suuremat ühtsust? Ausalt öeldes oleme seda nüüd palju rohkem näinud, et Pärsia lahe riigid tõesti ühinevad ja hoiavad kokku. Alates algusest sa nägid, kuidas iga lahe riik mõistis hukka ja toetas igat riiki, mida rünnati. Võib-olla on viimasel ajal rohkem keskendutud Kuveidile ja Bahreinile kui teistele laheriikidele. Ja sa näed, et kogu lahe piirkonna riigid seisavad tegelikult ühtselt Bahreini ja Kuveidi kõrval. Aga ma arvan, et mõnel laheriigil on erinevad strateegiad, kuidas nende rünnakute vastu seista, tead küll. Fatima Al-Halbi, aitäh, et olite meiega siin i24 Newsis ja jagasite oma vaatenurka selle kohta, mis Bahreinis praegu tegelikult toimub. Aitäh! Aitäh!